hakkasin seda ettekannet ette valmistama ja ma räägin palju ja selles mõttes, kuna ma töötan ka ülikoolis, siis see võib välja näha natuke nagu loeng, aga tõesti ma annan teile ka mingil hetkel natuke sõna ja slaide mul ei ole väga palju, aga mõned üksikud, et oleks pilt ka nagu silme ees. Mina olen Piret, igapäevaselt ma töötan koolis huvijuhina ja mis ma siit teadmiste pajalt siis täna endaga kaasa võtan? Nimelt seda, et õppimine on üks tore asi. Kas me õpime nüüd tavakoolis ehk omandame formaalharidust või siis väljaspool tavalist koolitundi ehk omandame siis mitteformaalset haridust, on see igati kõigile kasuks, eriti muidugi noortele. Aga siit tänastest loengutest on mul meelde jäänud see, et see mitteformaalne on isegi vahel tähtsam kui see formaalharidus. Et see mitteformaalne haridus on see, mis valmistab siis noori ette eluks ja ka tööturule sisenemiseks. Sest mitteformaalne haridus annab väga palju sotsiaalseid oskuseid. Ja mis ma siit kaasa võtan? Ma võtan kaasa selle, et õppida ei ole kunagi hilja. Et läbi selle tänase koolituse sain mina targemaks, saan oma õpilastele edasi anda ja samuti, et õppida saab igal ajal, igas kohas ja et õppimisel on omad etapid ja faasid. Need on muidugi kõike alati juba teada, aga hea oli, et loengutel need taas üle korrati ja et õppimine ei ole kunagi ka konfliktivaba, nii et konfliktide tekkimine käib õppimise juurde. Et selle ma võtangi endaga siit kaasa. Ja ma usun, et tänases muutuvas maailmas, kus me teame, et ka juba kooli ja noorsootöös on näiteks tulemas või juba ka sisse tulnud selline hea asi nagu vaikuseminutid, olete kursis. Ja mitmed taolised muud algatused, siis see näitab, et on vajadus veel millegi järele. Ja mulle tundub, et siin on need asjad kirjas, mille järele võiks veel vajadus olla, et õpetada last ja noort olema heaolus ka õppimise ja elamise keskel, ehk et kas siit oleks ka noorsootööle midagi üle võtta? Täna ma sain kinnitus sellele, et üha rohkem noortevaldkonna koolitajana, noorsootöötajaid õpetades Tallinna Ülikoolis või Narva kolledžis tuleb väärtustada mitteformaalset õppimist noorsootöös. Täna on tulnud välja just seda, et väga palju tehakse asju, aga jääb ära selline analüüs, et mis siis õpiti, kuidas toimus õppimine, kas toimus õppimine ja üha rohkem tuleks edaspidi noorsootöötajate koolituses, täiendkoolituses just rõhutada sellele, et vaadata, mis on see vajadus sellel noortegrupil, nendel noortel, kes osalevad noorsootöös ja sellest lähtuvalt siis valida neid meetodeid, õpimeetodeid, mida kasutada töös noortega ja kui sellele kõigele järgneb siis selline väga oluline osa mitteformaalses õppes, milleks on analüüsi osa, kus noor saab välja tuua selle, mis ta uut on õppinud, et siis ma usun, et läheb päris hästi meil. Et see tänane sõnum võiks olla just see, et see mitteformaalse õppimise, mis see on, kuidas teha, enda jaoks selgeks tegemine ja siis planeerida oma noorsootöö tegemistesse just sisse seda, et mis on see vajadus, mille järgi, mis on need võtmepädevused, mida noor peaks omandama veel ja siis valima just need õpimeetodid, mis selle noore või selle noortegrupi jaoks kõige paremini sobiksid. Ma panin kõikide laudade peale, teil oli juba seal ennem ka postiti paberid, et võib-olla võtke üks postiti paber ja mõelge, et mis on see minu küsimus, kui mõtlen endast kui koolitajast ja mõtlen õppimisest ja mõtlen ka sellest, et kuidas siis see õpiprotsess minu kui koolitaja jaoks toimib.
Anneli ja töötan ma noortekeskuse juhatajana ning täna siin esimesel poolel teadmiste pajas arutlesime me mitteformaalse õppe üle ja kõigepealt ma pean ütlema, et ma praegu kohanesin nüüd kõik selle uue infoga, mis ma sain, mis oli ka nii-öelda viimase osa nii-öelda üks koolitaja nii-öelda poolt antud soovitus või koolitaja nii-öelda õpetus, et iga info tuleb kohandada kõigepealt endaga. Ja rääkides nüüd mitteformaalsest õppest, siis esimene osa päevast siis käsitleski seda, et kuidas tänapäeva muutumas maailmas on muutunud mitteformaalse õppe roll. Me tähtsustame liialt seda formaalharidust ja ta on veidikene teinud meie teadmised elukaugeks, aga õppimine toimub siiski igal pool ja seda ei maksa unustada. Ja ütleme, et õppija jaoks ja tõepoolest ei ole tähtis, kus kohas see õppimine toimub. Samuti pani mõtlema see, et võtmepädevused, mis on noorsootöös ja üldpädevused, mis on riiklikus õppekavas, tegelikult me võime sinna vahele tõmmata võrdusvärgi, et me tegelikult ajame ühte asja. Ja mida ma täna siit kaasa võtan? Ma võtan kaasa sellise asja, et kuidas mina kui noortega tegeleja nii-öelda noorte koolitaja saan siis anda panuse, et siduda just omavahel neid valdkondi ja samuti anda noortele suurem vastutus ja et nad saaksid ise teha asju ja saada läbi selle kogemuste võrra rikkamaks. Et kui me räägime siis õppija õpiprotsessi, et me toetame sellist õppija individuaalset õpiprotsessi või õppija õppimist ja see on seotud kindlasti sellises kognitiivses dimensioonis nii tähelepanu kontsentreerimisega ja tähelepanu kontsentreerimine tähendab seda, et ma pööran oma tähelepanu sellele, mida peab, mitte sellele, mis mulle huvi pakub ainult.